tervitame teid, head TV7 vaatajad. Käes on järjekordne Kirkuse kiituseks saade. Tänases saates me küsime, kas me teame, kui palju võib ühe noore inimese elu tegelikult mõjutada tema ema või vanaema usuvalikud ja teod? Ja kas me tajume, millist pärandit me endast iga päev jätame? Nendel teemadel me täna saame rääkima ühe toreda, imelise jumala naisega ja mul on suur rõõm tervitada siin stuudios Varje Soon. Tere tulemast, Varje! Tere kõigile! Ja Külvi, ka sinule ma tahan ütelda taas aitäh, et sa oled meiega vestluses kaasas ja panustamas igal moel oma mõtetega. Aitäh sulle ka! Meie saated Varje toimuvad alati meie ühises koostöös. Ja me tegelikult ei tea üksteisest sageli väga palju. Me ei tea nendest tegelastest, mida me nendest arvame, kellest me hakkame saates rääkima. Ja me sageli ei tunne isegi külalist väga hästi. Varje, sina oled tuntud Eestis teatud määral siiski üsna hästi, eriti just kristlikus ringkonnas. Kes ei teaks Juhei Koori? Kes seda teab, teab ka Varjet, aga võib-olla su elus on veel midagi sellist, mis ei ole avalikkusele nii palju tuntud, et kuidas sina ennast üldse tutvustaksid? Mina olen siis muusikaõpetaja lasteaias juba nüüd 16. aasta. Ennem seda ma olin koolis õpetaja. Et nii palju ma olen nagu muusikaga seotud ja ma ei tea, kuidas Jumal mind võttis. No, on teada, et Jumal võtabki niisuguseid natuke nõrgemaid ja abitumaid. Ja ma täitsa imestan, et on saanud 42 aastat juba täis oldud õpetaja. Et aprillikuuses just sai. Aga muidu kodus mul on 3 poega. Olid ja nendel on nüüd juba omal lapsed, et mul on ka 7 lapselast. Ja siis ma ise elan Väena-Jõesus paaris majas, et ühes on mul ema, isa ja siis abikaasa Ermoga oleme teisel pool. Varje, sina oled, mina ütleks küll, üks ema kehastus. Sul on oma pere piisavalt lai, aga sul on neid lapsukesi tegelikult ilmselt väga palju. Ma ei tea, kas sa üldse ise tead, kui paljudele lastele oled sa olnud, mitte ainult õpetaja, aga võib-olla ka natukene selliseks emalikuks figuuriks. Kui palju on sul lapsi aastate jooksul käinud su käe alt läbi, aga Juhei Koorist, et mis numbri sa võid meile siis näiteks ütelda? Oi, seda ma küll ei tea. Kas see on 3-kohaline number? Ma arvan küll, et ma vaatan, et ükskõik, et kas ma teen TV7 lahti, vaatan, näe, jälle vana laululaps. Või siis ma lähen kuskile, pühapäeval käisin just mokoteenistuses, saatsin, pooled tulid kallistama, jälle vanad laululapsed. Et see on olnud küll imeline, et niimoodi ma olen saanud liikuda ja käia. Iga aasta mõtlen küll, et nüüd ma enam rohkem Juheisse ikka ei lähe, et nooremad hakkavad tegema. Aga ikka ma katsun Annikale olla abiks, et ta on selline perekondlik ka. Ja veel lapselapsed ka praegult laulavad, siis vahepeal juba vaatsin, et nüüd jälle ei ole vaja, siis helistas väike Noora, et kuule, tule mind proovi. Ja sa oled tõesti selline, mina ütleks, kaugele on näha, et üks selline hea ema süda kiirgab sinust nagu välja. Ja sellepärast me oleme ka täna siia sinu kutsunud, sellepärast, et need naised, kes meil täna on plaanis ette võtta, on just nimelt sellise positiivse emaduse eeskujud. Meie saade saab olema Loisest ja Euniikest. Loodetavasti paljud juba aimavad, kellega tegu on, aga kui mitte, siis võib ütelda ka, et tegemist on sellise mehe nagu Timoteose ema ja vanaemaga. Ja me ei teagi nendest rohkem mitte midagi muud kui ainult üks lause piiblis, aga see üks lause piiblis võib kõneleda päris palju. Nii et me täna loeme seda üheskoos ja vaatame, millise pärandi võib üks jumala kartlik naine järeltulevatele põlvedele jätta. Ja Varje, sina oled just nimelt tegelikult elav eeskuju Eestimaal. Üks ema, üks vanaema, kes on üles kasvatanud, ma ütleks, terve põlvkonna lapsi sellises heas jumala kartlikus meelsuses. Ja mina võib-olla lihtsalt palukski sul alustuseks ütelda, et kuidas sina Loise ja Euniike rolli oma elus oled sa nagu ka tajunud, et sul on mingisugune pärand või vastutus? Kas sa emana olles kasvatanud lapsi
tajuda, et ma päriselt panustan ja sellel on mõju või see on lihtsalt see, et ma teen lihtsalt oma osa, mida ema saab teha ja noh, ma ei tea, kas see tuleb välja või ei tule välja või kuidas sinul on nagu olnud just see isiklik oma panuse ära tundmine? Oma lastega või ka koorilastega? Näiteks oma lastega alustades, sest nendega sa oled võib-olla väiksest peale koos olnud. No jah, eks me teeme ka vigu kindlasti, et emad ikka peavad olema need nõudlikumad ja et ega ei saa ka päris nii, et nüüd vabalt, kuna nad kõik veel muusikat õppisid, siis pidi ikka kord olema, tunniplaan ikka paigas kõik ja ka kodus. Et selles suhtes ei olnud jah. Aga no minul on see just õnnistatud olek, et nagu oli Timoteuselgi, eks, et vanaema ja ema ja siiraduslikult, nagu piibel kirjutab, nähes nende siirastusku. Et minul oli samamoodi, et juba vanaema oli, kes mind õpetas. Mitu põlvkonda teil on siis olnud? Ja mina ei teagi kohe, ma mõtlen, et rääkis ükskord raadios, et on geen olemas. Mõtlen, see on üks väga hea geen. Ma hiljuti sain ka geeni vastused, aga seal seda ei olnud küll kirjas. Aga et meil oli juba niimoodi, et minu vanaema siis tema isa juba kirjutab enda emast ja on lauluraamat alles ka Raplas, nagu mina olin koolis, käisin Raplas, et kauni lauluhäälega tütarlapsele sai ta õnnistamispäeval, mis see on see Luteris? Leeripäeval, leeripäevaks sai kingiks lauluraamatu. Ja siis ta kirjutabki oma emast ja nendest võitudest ja siis loed seda ja siis mõtled, et mõtle, milline pärand on, eks ju, et me ei tea, kes meie eest juba palvetanud on. Aga juba sina oled ilmselgelt ka nende palvet ja selle kasvatuse vili. Just. Ja nüüd sa näed juba 2 põlve endast edasi. Ja. Seda mõju, mida sa saad anda neile. Ja see on ikka täitsa ime, et kuidas ja ka isa, kuidas mul päästmisele tuli Peeter Singi ajal Paides hoopis emaga koos. Et tal ei olnud niisugune terve perekond. Aga et mismoodi Jumal ikkagi juhatab ja kokku viib inimesi, et see on nagu imeline jah. Ja väga huvitav on ka lastega, kui nemad juba hakkasid käima. No kui sa ütled, et ära käi selle või teisega, eks siis palvetad ikka. Ja mõtlen, et tänu Jumalale. Jaa. Väga tore, ma usun, et sa saad võib-olla mingeid lugusid veel meile saate jooksul oma kogemusi jagada. Aga tänane saade otsapidi puudutab ikkagi ka ühte noort poissi või noort meest, Timoteos, kelle elu me tegelikult näeme ja kes on tohutu pärandi jätnud meile kristlastele. Olles siis nagu Paulusele poja eest, Paulus, kellel ei olnud endal lapsi ja kes siis Timoteose võttis nagu oma vaimulikuks pojaks ja panustas temasse ja Timoteos on omakorda mõjutanud meid, aga nüüd me näeme ja see tulebki tõesti välja ühest pisikesest kohast, Pauluse teine kiri Timoteosele üsna alguses kohe esimeses salmis, esimeses peatükis ja salmis 5, kus Paulus kirjutab Timoteosele väga kenasti. Ja ta ütleb, et ta räägib kõigepealt, kuidas ta igatseb Timoteost näha. Talle tulevad meelde selle noore poisi pisarad ja ta tahab saada täis rõõmu ja ta mäletab. Nüüd ta ütleb, mäletades sinu siirast usku, mis elas esmalt sinu vanaemas Loises ja siis sinu emas Eunikes ja nüüd ma olen selles veendunud, elab ka sinus. Et me näeme siin ühte usupärandit, mida Paulus võis ka tunnistada juba. Et see lugu, see Timoteose kasvamise lugu võiks olla võib-olla ka selline asi, kus me võiks alustada oma teema edasi voolimist, sellepärast et Timoteus ju ei elanud sugugi mitte siis keset sellist võib-olla juudi kogukonda, vaid elas ikka täitsa paganlikus linnas. Et kus see Timoteus elas ja mis oli see tema perekondlik taust? Kes tahaks natukene selles osas valgustada? Ja see oli üsna väike küla isegi öeldakse selle kohta, et see Lüstra ei olnud üldse mingi suur koht. Et pigem ta oli just küla, just et nagu sa ütlesid, 2 maailma nagu piiril, et ühelt poolt Kreeka, helenism, eks ju, ja teiselt poolt siis juudi kasvatus ja õpetus, eks ju. Et kuna ta ema oli
juuditar ja isa oli kreeklane, siis ta sai nagu 2 keelt ja ma isegi mõtlesin ka, et ta oli ka keeleliselt väga tugev, nagu me hindame ka neid, kes on 2-keelsetest peredest. Et nad ju oskavad süvitsi mõlemat keelt ja me teame, et Uus Testament on ju ikka kreekakeelne, eks ju. Et ta mõistis seda ka väga hästi. Mõnes mõttes keeruline ka, et kui ta juudi kasvatusega ja juudi naise lapsena oli Kreeka linnas, eks ju, et siis ta oli ka kultuuriliselt mõnevõrra ikkagi võõras, eks ju, et samas ta ema oli abielus muidugi kreeklasega. Huvitav teema on see ka, et tegelikult öeldakse, et isad olid nagu nendel oli vastutus oma poegade siis hariduse eest, aga seal on selgelt näha, et ema on nagu seda haridust võtnud ja nagu lapsest saadik neid asju ja pühakirjasid talle õpetanud ja vanaemaga siis koos tõenäoliselt või vähemalt oli vanaemal suur toetus, eks ju seal. Kas võib olla, et tema isa võis ka surra noorelt, kui Timoteus oli noor, sest et kuna temast midagi ei tea, siis tõenäoliselt paljud ajaloolased arvavad, et ema kasvatas teda. Ta võis olla nii-öelda ka üksikema laps. Ja, aga ütleme, teades, kui palju on täna ka naisi, kes elavad peredes, kus isa ei ole näiteks kristlane, et siis ma tean, mõnikord öeldakse, mis ma teen, mu mees ei ole kristlane, ma ei saa nagu midagi teha, aga ei, et hoolimata sellest Jumala vaim ja tema võidmine ja tema ligiolu kasvatab väga hästi, et see võiks küll naistele julgustuseks vist olla, et Jumal nagu õpetab oma lapsi hästi ka siis, kui isad ei ole selle koha peal, kus nad võiksid olla. Ja võis ka muidugi see olla, et kui oli tegemist tõesti nagu nüüd üksik ema perega, mis on see teine versioon, siis võib-olla vanaema oli see, kes siis kasvatas ja ema oli see, kes pidi ikkagi käima ja ka elatist mingil määral teenima ja tööl käima. Et siin on kuidagi ka väga tugevalt see vanaema sisse toodud. Järelikult, me teame, et vanasti pered olidki ju koos mitu põlvkonda, aga tema panus, just tema ka kindlasti vaimulik panus oli siin oluline. Ja, sest see oli ka üsna palju, mis poiss pidi 10. eluaastaks juba teadma peast. Aga räägi, mismoodi siis neid poisse õpetati koolis? Ja neid nii ei õpetatud nagu tänapäeval, eks nad õppisid pähe, sest ega ei olnud, meil on nüüd iga ühel piibel ja erinevaid, aga siis oli ju pühakiri oli ju ainult seal sünagoogis, eks ju üks. Ja poistele ikka õpetati pähe ja ta pidi Timoteus ikka väga virkõppiline olema või siis tõesti vanaema aitas ja õpetas. Kui nad oli hästi tagasihoidlik ja vaikne Timoteus, siis võib-olla ka süvenes paremini, sest 10-aastasel poisil juba umbes on see 5 Moosese raamatut juba pähe õpitud ja sealt siis usinamad läksidki edasi. Siis toorat, eks õppisid ja kuskil seal 13 või 14, mis nad olid seal, et oli juba nendel see Vana Testament peas, et meie ei suuda küll. Ma tean küll inimesi, kes on üritanud ka pähe õppida, et äkki pärast ei ole silmanägemist või et ma päris... Ja nad teevad seda ju teatud rütmiga lausa. Just. Et nad laulavad ja neid asju. Just. Ja tegelikult seda mulle on vahel mõelnud, et kui Uues Testamendis öeldakse mõnikord, kas Jeesus või siis Paulus ütleb mõne salmi alguse, siis meil oleks väga kasulik vaadata, mis on enne ja pärast, sest et nende südames läks kogu see laul või kogu see salm käima, sest neil oli see mälu põhjas olemas. Tihtipeale sa imestad, et miks need juudi variserid väga vihaseks said, aga nad teadsid ka seda, mis tuleb pärast neid salme. Et seda on alati põnev teada. Neil läks mälu käima nii nagu sinul on, ma ütlen, kuusepuu ja sa mäletad haljad oksad. Aga nendel oli piibel niimoodi või siis see 5 Moosese raamatut. Ja siiamaani, eks ole. Ja 13 on täiskasvanuks saamise aeg juba. Just. Siis nad teevadki see bar mitzva, kus nad otsustavad, et nemad siis järgivad Jumalat või siis ei järgi, et neil on tegelikult otsuse koht. Ja Paulus ju ütles ka Timoteusele ühes kohas, et sa lapsest saadik tunned pühi kirju. Järelikult ikkagi talle oli seda õpetatud. Üks asi on see kool, kus ta tõenäoliselt võis käia õppimas, aga teine asi on, et kui tal oli Jumala kartlik ema ja vanaema, need pidid kindlasti talle ka midagi õpetama. Kus need naised huvitav tol ajal seda kooliharidust või pühakirja tundma õppisid? Kas sa seda oled ka uurinud, et kuidas tüdrukute koolitus oli? Teine võimalus on veel, on ema ja vanaema, kui oli seal nüüd neid juudi koole. Et nad ikkagi mitte ainult ise ei õpeta, vaid hea ema ju saadab ka heasse gruppi, kus on siis need rabid õpetamas.
et see on nagu üks osa kindlasti, kus nagu me natuke saateväliselt rääkisime, et sügavuti õppimine toimus ka küsimuste-vastuste teemal. Et hea rabi esitab sulle küsimuse, millele siis see noor peab vastama või leiutama, et kuidas siis see pühakirja õige mõtlemisviis on. Et seda tõenäoliselt oli väga hea juba treenitud rabide käe all teha. See on nüüd spekulatsioon, aga tõenäoliselt selline võimalus oli, kus noored poisid treeniti nagu siis nii-öelda professionaalselt. Aga tüdrukud samamoodi, eks ju, et kus emagi sai, et ilmselt ikka. Ja ikka, sest naised teenisid täpselt samuti või ikkagi jumalat ja pidid ju tundma õppima teda, et see oli kindlasti osa, aga jah, et me teame, et poisid olid selle koha pealt koolitatumad siiski. Koolitus, no võt siin ongi nüüd huvitav asi, et ega usk ja eriti kui ta ütleb siiras usk. Et see ei tule ju kooliga. See ei tule siit kaudu. See tuleb südames. See tuleb ja ma arvan, et juutidel on hästi hea tähelepanek, et tegelikult vaimse pärandi annavad emmed ja vanaemmed. Et tegelikult nemad seda panevad tähele, kui me mõtleme isegi Vanas Testamendis on ju lugu, kus kui juudi või siis jah, need Iisraeli lapsed hakkasid abielluma paganatega, eks ju, kus ühel päeval öeldi, et kuule, nüüd lahutate ja saadate need lapsed ka minema, sest et muidu meie seeme on hävitatud. Et emmedel see, et sa hommikul tõused, lõunal annad süüa, õhtul küsid, kuidas sul päev läks, õhtul paned teki alla oma lapsed, selle aja jooksul toimub selle vaimulik nii-öelda seemne õhutamine ja kasvatamine, palve, siiras palve Jumala poole. Aga Varje, kuidas sinul on olnud oma laste kasvatamisega? Kas sa oled nagu teadlikult väiksest peale kuidagi neid nagu ka õpetanud nagu Jumala sõna tundma või kuidas teie peres on see olnud? No ma arvan, et lapsed üldse ju jäljendamise abil õpivad ja eks nad näevad, et meil oli veel selline, et vanaema elas ka meiega koos. Et nad nägid ka nagu nii vanaemad kui eks ema ja isa samas majas. Et kuidas käitusime. Sul oli lihtne, sul olid ka teised põlvkonnad ees. Jah, olid nagu igapäevaselt kohe, eks ju, sai nad vanaemaga olla koos. Kas teil olid mingisugused ühised õhtupalved või mingid piibli lugemised ka, nagu peretraditsioonid olid teil mingisugused, mis aitasid lastel ka nagu tulla selle Jumala sõna tundmise juurde? No eriti, kui nad ikka väiksemad olid, et siis ju oli ikka kindel õhtupalvendega pärast juba, kui erinevalt hakkasid tulema ja minema ja siis jäi seda võib-olla vähemaks. Aga niisugused ühised asjad siis kindlasti ja ma nii mäletan, et ükskord, kui mul kõik tehnika varastati ära koolis ja siis oli Hendrik ikka juba selline pärasteismeline ikka minu meelest ja siis ütleb, et nii siiralt, oota, aga lähme nüüd palvesse, et me saame need kätte, eks ju. Endal küll tundus, et kõik mikrofonid ja kõik läinud räägiti veel, et Tõnismäe mikrofon ja mul oli see nagu verreliikvia, et läinud. Ja läksimegi palvesse pojaga ja oligi mingi aja pärast, siis see jäigi, see oli niuke palve, et me ei hakanud võib-olla iga päev paluma. Aga tuligi politseist vastus, et tulge vaadake, kas need on teie asjad, eks. Ja vaata sellest lapsed õpivad, saavad nii kinnitatud ja saad ise ka kinnitatud. Et see on ka vastastikku ja neid haigeid olemisi, eks neid on ju kõik olnud, kus on tulnud ikka palju, aga see on just huvitav, et vahel kutsuvad hoopis lapsed nagu meid, et see on ka väga tore. Et mul ka pühapäeval just hästi tore, et lapselaps kutsus mind teenistust, et tule meie koju teenistusele, et ma võin kutsuda, kuna see on meie kodus. Et ja siis ma ei saanud, kuidas ma ei lähe, ma olin kogu aeg niimoodi, et pidamad enda kindlasti vaatab, kas ma olen seal ja siis seda rõõmu. Aga sa enne ütlesid, et mul on ka palju teisi lapsi, siis tõesti need ülejäänud laululapsed tulid ka kõik kallistama. Kas pühadel on ka suur osa olnud, et kui mida te pühade ajal tegite ja kas siis oli rohkem juttu ka Jumalast ja sellistest piibli sügatõdedest võib-olla? Ja ikka lugesime koos ja kuidagi nad on võtnudki seda kohe nagu enda ametina, et ükskord nad omavahel rääkisid, et mis on sinu töö seal kirikus omavahel niimoodi, et vaata, mina käin, siis meil oli poistekoor ka veel, ma käin poistekooris ja lastekooris ja siis me käime seal pühapäevakoolis ja ma ei mäleta, mis nad või abistamas, et vaatasin, vaata, kui huvitavad, nad võtavad seda juba, et ma olen osa kogudusest, kui nad ei olnud üldse veel koguduse liikmed veel. On ka vaja. Jah, et mind on ka vaja, just. Väga hea. Et see on ka, et juba väikese sammudega nad hakkasid ju seal
laulma ja pärast mängima ja et miks ma pühade kohta just küsisin, on, et juutidel Vanas Testamendis, eks ole, Jumal ütleb, et seda tehke siis nüüd igal aastal, et te võiksite minu tegusid meenutada, eks ju, et tavaliselt vist kristlik perekond tõesti räägib nii jõuludest kui ülestõusmispühadest hoopis teistmoodi, kui võib-olla nääridest räägitakse, ma mäletan nõukogude ajal, eks ju, et hoopis teised jutud olid kristlikus kodus võrreldes sellega, mis oli nagu siis maailmakodus, eks ju, et kui suurt osa nagu seda kasutasite ära võimalusi, võib-olla mingeid piibli asju sellel ajal ka arutada? No ma ütlen, et minul oli usklik kodu, et ja kodus ja kõik, et ma ei tulnud pähegi, et muud moodi saab. Ei tulnud jah pähegi nagu ja võib-olla, no ma olin natuke julge ka võib-olla koolis, et isegi korra see tekitas probleeme isegi. Ja vaatan isegi nüüd lapselaps samamoodi, et õpetaja ütles, et lapselaps muudkui räägib piiblilugusid meil siin lasteaias kõigile, aga tal on tõesti need rohkem peas tänapäeva tehnikale tänu. Kui tore, kui vana ta on? 7. Oh, kui tore. Ja siis tema ta räägib kohe mulle ka neid, et meil ka meeldis neid piiblilugusid muidugi ikka palju lugeda ja seda me lugesime. Et siis minu lastel juba tulid ju need ilusad piiblilood ja et see oli juba parem aeg. Aga no, kui meie olime väiksed ikka piltidega, piibel oli ju ikka mitmeski peres meil seal ja kui me pühapäevakooli tegime, siis ikka vaatasime neid pilte ja aga minnes nüüd korraks tagasi nende toredate naiste juurde, nende nimi on ju ka, väga ilus nimi on nendel mõlemal. Kas sa jõudsid vaadata, Varje, aga mina vaatasin, et Loise on nagu, tähendab ju tegelikult inimest, kes on hästi meeldiv, kes on hästi sõbralik, kes nagu leiab alati sellise toreda sobiva lahenduse. Ma ei tea ühtegi täpselt sükest nagu konkreetset tõlget, aga ütleme selline nõustuv või selline koostööallis, leebe oli tegelikult ju Loise nimi ja me teame seda, et inimene ikka sageli kipub olema selline, nagu ta nimi on. Nii me kujutame ette, et see, mida Timoteus võis kogeda, ühelt poolt oligi selline väga hea, tasane, leplik. Isegi piiblilekssikonis oli ta vist, et parem ja meelepärane. Meelepärane, jumalale meelepärane. Ehk siis see keskkond, nagu ta õppis võib-olla ka sellist nagu häid positiivseid lahendusi ja koostööd ja kuidagi tundub, et see võis olla mingisugune osa, mida ta juba lapsest saadik sai siis nagu tunda. Ma mõtlesin, kas see nimi tuli talle pärast, et ta oli selline või kuidas seal pandi nimesid. Kipub olema niimoodi, et need enamalt jaolt me saame aru ikkagi, et need nimed vist neile anti niimoodi, et hiljem selgus prohvetlik, see nimi hakkas tööle. Et see oli prohvetlik. Kuna nad uskusid juudid päris tõsiselt, et nimel on nagu väga oluline roll, siis ma arvan, et see, kuidas seda pandi seda Jumala ees palves ja mul on tunne, et Jumala käsi on olnud tõesti ka siin nagu reaalselt toimimas, et seda on läbi kogu piibli on näha, et ükski nimi ei ole ikkagi ilmaasjata. Aga jah, võib-olla mõni asi on tõesti ka natukene aja jooksul hiljem juurde tulnud mingi paiga kohta või. Mina alati vaatasin, kui lastele nimesid panime nimede raamatust, et ta ei läheks kuidagi, et ei läheks vastuollu piibliga. Ja Eunikel on ka tegelikult oma tähendus. Hea võit. Hea võit. Aga tead, seal oli üks teine veel ja ma ei pannud kirja, aga see oli umbes, et selline nagu rõõmustav või ilus võit, mis nagu viitab sellele, et see on koostöös millegiga, mis on sinust üle, et see võit on sulle antud. Ja ma mõtlen, et kui nüüd rääkida, et vanaema, eks ole ju, et tema näeb seda võitu, et seal Kreeka linnas tema lapselaps saab kandma pärandit, mis on Paulusel, eks ole, mis on tegelikult kirjades praegult ja ta kandis seda nagu ja võitles. Me tegelikult Timoteuse elust täna väga palju ei räägi, aga kui me mõtleme, et pärast ta oli Efesuses, kus oli Artemise kummardamine ja suurt segadust oli palju ja Paulus ütleb, tee nii. Ja Paulus oli või Timoteus noore mehena pidi kandma selliseid nagu heas mõttes koormaid, ta pidi ka väga suure tarkuse ja julgusega. Muidu huvitav asi on, et kui räägitakse nendest, kuidas on virtue and vice, kuidas eesti keeles see on nüüd virtue on? Voorused ja pahed. Et siis ülemvooruseks peetakse julgust. Sul võivad kõik ülejäänud asjad olla, aga kui sa ei ole selles julge, mis sulle on antud
nii et ma mõtlen, et see ka on näha, et Timoteusele on antud see julgus seda pärandit kanda. Muidu ei oleks Paulus ka teda valinud tõenäoliselt. Ja me mõtleme ka seda, et tal ei pruukinud olla identiteedi osas ka lihtne. Et kui sa oled pooleldi üks ja pooleldi teine, siis sa nagu ei kuulu täielikult mitte kuskile kogukonda. Et see kindlasti annab sulle visadust võib-olla, peale hakkamist ja julgust, aga seal on ka rohkem võitlusi ja seda identiteedi otsimist. Et see, mida tema sai, võiski olla tõenäoliselt kodus tema ema ja tema vanaema poolt antud. Sinu juudi identiteet, see, kes sa oled tegelikult tõeliselt. Et see jõudis talle sisse. Ja huvitav, et enne me ei lõigatud teda ümber ka, vaata. Alles Paulus kui läheb rollina. Jah, et kuna juutide keskel läks, siis just selle korraldame ja mainime ära, eks ju, et Paulus on ju muidu paganate ümberlõikamise vastu, aga kuna ta oli juut ja ta läks nagu Paulusega kaasa missionile, siis see oli nagu, et missioni eesmärgil, et me teeme selle asja ära, et juut või Paulus ei võitle selle vastu, kui juudid jätkavad oma traditsioone, aga ta võitleb selle vastu, kui seda hakatakse paganatele panema. Ja ma mõtlen, et võib-olla ajaloo mõttes ka võib hea lugeja võib tegelikult ise ka vaadata Apostlite tegude raamatus. On see tore lugu 14. peatükis, kui Paulus läkski Lüstrasse esimest korda. See oli tema esimene missionireis ja seal juhtus ju üks lugu, et kus põhimõtteliselt tuldi neile niimoodi kallale. Seal läks selliseks mäsuks, et Paulus loobiti kividega põhimõtteliselt peaaegu et surnuks. Vähemalt arvati, et ta on juba surnud selle eest. Et ta seal tegi ühe halvatud jalgadega mehe terveks. ja selle tulemusel hakkasid juudid mässama ja läksid rahutuks seal linnas ja tahtsid, eks ju, neid ebajumalaks lausa tõsta ja lõpuks siis päädis see olukord sellega, et Paulus oli sisuliselt seal peaaegu et surnult maas, aga ta ärkas ellu, pühkis tolmu ära ja läks edasi. Timoteus võis olla seal seda nägemas. See võis olla esimene kord, kus ta kohtus reaalselt nagu ja nägi seda, kes see Paulus on. Ja siis me näeme, et eks ole, Paulus tuli hiljem ikkagi sinna ju tagasi teisele missionireisile. Ikka tuli sinna linna tagasi, kus siit juba surnuks visati kividega. Ja siis ta kohtus Timoteusega nagu niimoodi, et ta sai ta endale kaasa võtta. Et see on see selline lugu, kuidas siis need kaks meest on omavahel nii-öelda kokku saanud ja milline mõju on siis sealt edasi. Paulusele viidates küll on hea, et meil ei ole Jumal algusest peale öelnud, et ma näitan, kui palju sa pead minu pärast kannatama. Mees käib linnast linna ja saab igal pool peksa, aga samas kõnnib võidus, eks ju. Ja leidis sellise aarde, eks ole, kus ühed armsad naised on kasvatanud sellist noormeest, kes on nagu otse kui pärl Jumala riigile. Aga need kõige paremad siis sealt saidki edasi, ta oli 14-15 juhata siis umbes Timoteus. Ja seal tuligi see valik, kus siis sa said endale kas rabi või õpetaja, keda sa hakkasid siis jäljendama. Ja see ongi see olnud. Just, et siis oli see kõik tehtud, see esimesed õppeetapid, et siis hakkas kõik jäljendamisega juba. Minul on vahel mõte ja see on nüüd jälle ketserlik mõte. Et vaata kui huvitav, et vahel öeldakse, et naised ärgu õpetagu. Aga selles olukorras sa mõtled, et terve ettevalmistus on 2 naise töö tehtud, eks ju. Ja et tegelikult igal pojal ja igal tütrel on ju emme ja vanaema, kes ikkagi põhiliselt õpetavad. Et terve inimkond tegelikult on ju emmede poolt ka ikkagi õpetatud, on ju. Et siin ma lihtsalt tõen selles mõttes välja, et see on näha, kuidas looduses on ju pandud, et sa voolid inimeste hinge ju emana ikkagi väga-väga palju. Et see, kellena Timoteus 13-14 aastasena kodust välja läks, oli vormitud nende naiste palve ja sõna ja käitumise läbi, eks ju. Et seda on nagu tore tähele panna. Aga ma mõtlen nüüd nende naiste peale näiteks, et siin me saime aru, et Timoteus oli palju tõotav. Tal oli see voolitavus ja tal oli see tarkus ja tundus, et ta oli väga hea materjal. Et mis siis viga sellist last kasvatada, eks ju? Et sa näed juba, et tast tuleb nagu tore inimene ja kindlasti teenib Jumalat ja võib-olla saab tast endastki äkki rabi või mis iganes. Sa mõtled selle kõik välja, sa ei tea, mis ta selja taga oli. Aga sa näed seda noort poissi, kes väga ilusasti sirgub su käe all ja on väga hästi kasvatatav, aga meil on ju väga paljudel ikkagi neid kogemusi, et su lapsed ei taha tulla kaasa sellega, mida sina elad ja mida sina jagad ja emad ja kui me saame TV7-s saame päris sageli
oma palveõhtutel, kui meile helistavad inimesed, kellel on palvesoovid. Ma arvan, et enamus inimesi, kes meile helistavad, on vanaemad. Mulle tundub palvesoovide järgi, et nad on juba selles eas ja neil on suur mure, kas oma lapselapse või lapse või kellegi oma pereliikme pärast. Nad kannavad neid palves ja tõesti seal on väga valusaid lugusid. Ja ma mõtlen, milline koorem see on ühele naisele, kes näeb, et tema järglased ei käi sellel teel, ei tunne seda Jumalat ja on hukatuse teel. Ja võib-olla ta on külvanud, võib-olla ta on proovinud elada Jumala kartlikult ja et tegelikult ma arvan, väga suur hulk inimesi pigem võib-olla samastab või paneb ennast sinna olukorda, et aga minul näed ei ole veel, kuidagi noored ei taha nagu kaasa tulla. Et kas sul oleks midagi öelda nagu täitsa sükast nagu praktilist või julgustussõna võib-olla ka Jumala vaimu osas, et kuidas ikkagi nagu mitte alla anda, kui sa ei näe nagu seda oma vilja veel kuskil? No eks meil on ka olnud ju oma peredes ka selliseid, eks ju, näiteid, kus ongi, et alles seal eluõhtul alles see pojakene, eks ju, tuleb alles Jumala juurde, et tuleb ikkagi palvetada edasi. Sest ega mina ka ainult, ma ütlen, et samamoodi olid ju poisid ja veel 3 poissi ja küll ka vahel lendasid isegi uksepiidade eest ükskord aga et sa pead ikka jääma siin rahulikuks edasi palvetama ja lootma, et see on hästi tore kirjakoht on see Luuka 6:37, et ärge mõistke kohut ja ka teie üle ei mõisteta kohut, sest lapsed vaatavad, mida te teete, eks. Kui sinna panna niisugune lause juurde, ärge mõistke hukka ja ka teid ei mõisteta hukka, sest jälle lapsed näevad seda, eks ju. Ja andke andeks ja teile antakse andeks, sest eks lastele me peamegi vahel andeks andma kõik need, kui ikka, me oleme ise teinud vigu, läinud ise närvi, eks ju, ja siis see lapsuk ei oska ka teistmoodi, kui annabki jalaga uksele täie ja siis tuleb endal andeks paluda lihtsalt, sest muidu võib sealt minna kuskile väga hullusti see asi. Aga mis võivad olla mingid suurimad vead võib-olla või lõksud, mida emad kipuvad tegema? Aga ma ise mõtlen, olen mõelnud ka oma peres ja et ma mõtlen, et ongi võib-olla see hukkamõistmine, et me mõistame kedagi hukka avalikult nagu laste ees, ka koguduse suhtes, eks ju. Et mõistame seal kas mõnda jutlustajat või et ma ise arvan, et see on nagu kõige suuremad vead, mis teeme, et või ei anna andeks, eks, et et need andestamatus ja kohtumõistmine, et kuidagi see on mul nagu olnud sees. Ikka uhkus. Uhkus see, et ma ei anna, anna nagu alla, et see ei ole nagu hea, kui lapsed seda kuulevad. Et seda ei tohiks nagu kuulda, olen mina nagu õppinud pärast, et aga emasi peetakse ka selliseks armastuse nagu andjateks, eks ole, ja me teame, et vahel see armastus võib minna nagu liiga pimedaks ja kõike lubavaks, et kas kusagil on ka niisugune terve piir, mida me peaksime emadena rakendama, kui näiteks meil lapsed kuidagi panevad täitsa nagu kappavad vasakule ja kraavi. Et vahel naistel on oht olla nagu kaassõltlane, nii-öelda toetada oma mehi või oma poega siia õigustada nagu nende sõltuvusi, nende enesehävituslikku elu, olla nagu selles osas kaasas, kuna me kuidagi tahame alati olla sellised toetavad. See on naisele sisse antud see, eks ole, et kas kusagil siin on ka mingisugune selline piir, kus me peaksime nagu õppima olema nagu sirgjoonelisemad, et siin minu armastus väljendub selles, et sina armas poeg praegu niimoodi edasi minnes sina oled nagu hukule määratud ja ma ei toeta seda. Või kuidas me võiksime nagu neid kuidagi kutsuda tagasi sellele teele, kui nad on nagu täiesti kusagil omadega läinud kappama. Sul on muidugi jumalakartlikud lapsed, sul on nagu võib-olla keeruline. Ja mul on pojad, ma ei tea, mis oleks võib-olla kui tütred. Ma olen vahel mõelda, et võib-olla ma poleks osanud tütart kasvatada. Et mul on nii mees ja nad jäljenduvad tõesti isad nii palju
ja et see isa on nendel A ja O, et mis isa ütles. Nad isegi ütlesid, et kui teie peaks lahku minema, ega meie jääme isaga, nii et ma ei ole see kõige ema. Mina olin ikka see, kes nõudis ja. Aga et nemad ütlesid, et ega meie jääme siis isaga niikuinii. Siiralt öelda. Ja kuigi kunagi jutuks ei olnud, aga eks ühel ja teisel läksid ja mis ongi ju kurb. Tõsiasi ka minul töötades ka ikkagi lasteaias, siis lasteaia lõpuks on ju ikkagi 60% juba lahuspered. Et see on päris kurb nagu. Ja see on kõik see aeg, kus lapsed on veel need eriti väikesed. Jah, just. Et kui tulevad sõime, käivad veel ema isa käe vahel, aga et kuskilt tekivad need pinged, et ja me ei saa ju öelda, et seda ei oleks ka kogudustes. Siiski tuleb ju ette vahel. Et ma ei tea, mis see on. Ma ütlen, et minul oli väga hea mees. See on juba pool. See on juba jumala õnnistus. See on juba, jah. Suur õnnistus. Aga meil on kogudustes väga palju naisi, kes on kas üksikemad või kelle mees ei ole tõesti ka kristlane ja kes kogu seda vaimulikku koormat kannavad üksi. Et ma tahaksin nagu just, et meie see tänane teema kuidagi moodi oleks nagu väga abistav ja julgustav nendele naistele, keda on tõesti väga palju. Kuidas nad peaksid suhtuma ikkagi, kui nad ei näe, et see minu külvamine kuidagi moodi mingitki vilja kannab. Selline tunne, et ma külvan tühja. Kas me saaksime kuidagi moodi neile anda mingi sõna, mis julgustaks neid ikkagi edasi külvama, edasi palvetama, edasi uskuma või on hoopis veel midagi nagu praktilisemat? Sest kindlasti tulevad ka niisugused ajad, hilise vihmaajad. Tuleb ikkagi mingi periood su elus, kus sa väga hästi mäletad seda me näeme ju oma ringkonnas ja sugulastel ja ikkagi tulevad mingid või katsumused või ja tuleb vihmaaeg ja ka see, mis on tee äärde kukkunud, ka see hakkab õitsema. Kandma vilja. Või tulest läbi, nagu on ju seemned, mis on ju aastasadu ja käib tulekahju üle ja ta hakkab, eks ju. Et mõned seemned vajavadki tegelikult tuld. Kas tuld, et hakata, on ju selliseid taimi, eks ole ka, kes idanevad kaua. Et see on siis see julgustus, et äkki siis minu seeme. Meie peame ikka külvama, olgu aeg soodus või ebasoodus aeg, aga meie peame kogu aeg külvama. Ma mäletan, mu vana-vanaema alati mu poolonule ka nagu kirjutas neid, tema käis ka nagu kaarega ja siis saatiski kirju, nii kui Timoteuse kirjad Paulusel olidki sellised, ka meile ta kirjutas, tema kirjad ei olnud sellised, et täna sadas või pea valutas. Temal oligi üks piibli teema võetud ja kahju, et seal pärast olid tulekahi seal majas, et ma ei tea, kas neid kirju kuskil veel on või minul, et temal olid alati ikka suured pikad kirjad, kui saadis ja need olidki usukirjad. Ja vaat sa said lugeda neid veel mitmeid kordi. Ja mina mõtlen, et samamoodi me võime ju oma lastele neid jätta kuskile või ka endal panna. Kirju, paljud on ju seda teinud ka, et on lihtsalt kapi peal need kirjad või saadad. Ikka võtab su sõnumi, loeb läbi ju. Julgustavaid kirjakohti. Mul mingi aja jooksul ema, ma mäletan, võttis meid vennaga kööki ja ütles, mul on täna teie jaoks kirjad ja andiski neile kirjad. Ja need olid ka sellised julgustavad kirjad. See oli mingi periood, kus sa seda tegi, aga ma ei unusta seda üldse ära. Sest see, et mulle ema kirjutas kirja, oli nii suur asi ja see oli alati, et vaata seda sa tegid hästi või et selle, ma ei mäleta enam täpselt, aga iga sõna läks nagu hästi sügavale. Nii et see on tõesti suur asi, kui keegi oma sugulastest sind vaimulikult nagu kuidagi õhutab või kirjutab. Ja need kirjad tulevad ju kuna kuskilt välja, sa võid ka oma lastele neid ju panna tasku või kuhu. Nad tulevad ju alati õigel ajal. Leiad sealt. Meil on ka neid koori omasid ja kõik on niimoodi. Leiad järsku õigel ajal kirjakoha endale kinnituseks. Ühe võib-olla siia me hakkame lõpetama ka, aga üks mõte, mis on hästi huvitav ja on juudi mõtlemisest täiesti erinev Kreeka mõtlemisest ja me käime nii-öelda Kreeka süsteemis koolis täna on ju. On see, et meil õpetatakse faktid pähe, õpi pähe, tee test ära, homme pole vaja. Aga et Jumala koolis või siis selline, siis see Iisraeli rabide õpetusviis on see, et isegi kui sa täna kõigest aru ei saa, nii sa täna kõigest ju aru ei saa, Jumal ilmutab sulle rohkem. Et sa kogu aeg nagu töötad selle põllu kallal ja isegi Paulus ju ütleb, et ma küll tahan, et te kõik minu moodi mõtleksite, aga küll Jumal ilmutab teile ka selle. Ja ma arvan, emadele ka julgustuseks võikski öelda, et tegelikult me oleme ainult kaastöölised. Just.
ja see ei ole nii, et kui laps läheb 18 kodust välja või varem või hiljem, et siis kuidagi haridus lõppes, vaid et see tõesti on tegelikult Jumala töö ja see jätkub ju viimse päevani, et tegelikult see on võib-olla kõige olulisem, et neil oleks kõrva kuulda ja südant tähele panna, et see just see ema leebus võib-olla seal sees ongi võti. Ja seda saab ema palvetada, et kuna emal on nagu ka meelevaldu vaimulikult, mingis mõttes on emale antud see autoriteet oma laste üle palvetada, sest et see ühine nabanöör nii-öelda on ikkagi nähtamatu, on olemas. Ja see tähendab seda, et Jumal tõesti kuuleb ema palveid ja seda mina olen näinud ka enda elus, et Jumal ootab, et emad usus palvetaksid. Ja mind on julgustanud ka see mõte täienduseks just veel sellele sinu mõttele, et kui Jeesus on meie karjane, et siis kui sa nagu saad aru, et Jeesus on ka minu lapse isiklik karjane, mitte mina ei ole tema karjane, vaid tema on ja ma annan oma lapse praegu Jeesus sinu hooleks, kes sa oled tema karjane, kes sa vastutad ta eest. Sina nüüd, ja see kuidagi võtab ära selle mingisuguse raske koorma, et mis nüüd saab, kui ta ikka ei taha Jumal, eks ole, tulla sinu juurde ja siis ta on praegu hukatuse teel ja kõik need sellised nagu rasked koormad, mis tahavad tulla emade õlgadele, et sa kuidagi teadlikult ütled, et aga Jeesus, sina oled ju hea karjane. Ja siis sa nagu distantseerid ennast nagu vaimulikult ära sellest vastutusest lõpuni, aga samas olles usus jätkuvalt palves, et Jumal kuuleb ema palveid. Ja õnnistussõnu ikka lugeda oma lastele. Mina kui iga õhtu võtan nad ikka ükshaaval. Õnnistussõnad oma lastele on ka väga oluline. Ütleme saate lõpuks ka ühed õnnistussõnad, mida emad võiksid oma laste üle näiteks ütelda. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista su peale ja olgu armuline. Issand, tõstku oma pale su üle ja andku oma rahu. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. See on minu palvet laste eest õhtuti. Jaa, väga ilus. Aitäh sulle, Varje, selle eest, et sa tulid jagama. Ma usun, et see võis olla julgustav paljudele teist. Meie täname omalt poolt, et te olete meie saadet ikka vaatamas. Saatke meile tagasisidet, võite kirjutada, võite helistada, öelda, mis on teid eriti puudutanud või õnnistanud. Me alati hea meelega võtame selle vastu. Aga nüüd soovin teile tõesti omalt poolt õnnistatud päeva ja kohtume taas järgmisel korral. Armas televaataja, loodan, et sul on olnud hea ja kasulik aeg meie seltsis. Toetades TV7 tööd, osaled ka ise hea seemne külvamises, mis võib olla õnnistuseks paljudele. Ole julge külvama, et ka lõikus võiks olla rikkalik. Aitäh sinu panuse eest!